No tšau, Võsa Villem siinpool. Üks tuttav helistas ennem ja siis esimene asi, mis ta mulle ütles, oli noh, mees, kes tööd teha ei viitsi. Kas lähme tööle, mul on üks pakkumine. Ütlesin, okei, kuulan ära pakkumise, kuulan ära. Ja, et sellega seoses tekkisid nagu sellised mõtted. Ma pärast katsetasin paari asja ja ma jagan teiega neid mõtteid, mis tekkisid ja äge oleks kuulata ka nagu sinu vaatenurka. Esiteks vaata, mis puudutab seda töö asja. Nii, kõik, kes nagu puhevile läksid selle teema peale, ütleme nii, küsi endalt, kui rahas ei oleks küsimus, raha tähendab, et raha oleks sult lõpmatuseni, sul oleks lõpmatuseni raha, nii. Kas sa teeksid edasi seda tööd, mida sa praegu teed? Kas sa jätkaksid selle tööga või jätkaksid selle tegevuse? Teed sa seda sellepärast, et sa tahad seda teha ja sul meeldib seda teha ja sa ei tee seda ellujäämise pärast? Kas sa jätkaksid selle tegevuse? Kui sa ütled, et ei jätka, ei teeks enam seda, ma teeks midagi muud, siis sul on põhimõtteliselt sama seis, aga lihtsalt mina julgen selle välja öelda ja sina ei julge. Või noh, nagu julged tunnistada, noh. Ja siis läksid mõtted edasi, vaata, hakkasid nagu katsetama. Vahepeal saad muuta, ise teadlikult saab muuta erinevaid seisundeid, jah. Enamus ajast, vaata, me oleme nagu, et täiskasvanud inimesed on selles tõsises ei saagi aru, et ollakse nagu hirmu all ja selline murelikus seisundis. Ja enamus ajast inimesed on nagu käivad ringi tõsiste nägudega, ollakse nagu murelikus seisundis. Nii. Aga see energia on nagu, see murelik seisund on siis nagu ellujäämisrežiim. Aga kui sa vaatad nagu inimesi, kelle silmad säravad, kes rõõmuga ärkavad hommikul üles ja teevad neid asju, mis neil meeldib teha ja mis nad tahavad teha, mis ei aja neid oksele, siis paljud neist on nii-öelda selles muretus lapselikus seisundis. Nagu vaata, meil on, saab vaadata, et meil on olemas nagu erinevad, vähemalt mul viskab visuaali, et jah, et kui miski muudab mind kurvaks, siis ma näen, et nii-öelda see sisemine laps muutub nagu kurb nägu tekib, jah. Ja kui on nagu murevaba, siuke elurõõm, jah, siis ta nagu läheb särama, jah, siis ta nagu tahaks lollitada ja palli mängida ja teha igast asju. Ja see ma näen, vähemalt mulle tundub, et see seisund, see murevaba kerge seisund on see, mille pealt nii-öelda siis saab luua. Seal on nagu see energia taga, kus davai, katsetame, davai, proovime, lihtsalt mis iganes nagu, et läheb sassi, no ei ole hullu midagi, no. Et just sellesse võimekus nagu sellesse olekusse nagu sisse lülitada, see olek ei ole alati kättesaadav, vähemalt mulle ei ole kogu aeg kättesaadav see. Enamus inimestele ma kujutan ette, et ta ei ole kogu aeg kättesaadav, aga ma näen, et mulle vähemalt hakkab tunduma, et see on see, mille pealt luua, see murevaba kerge seisund. Aga aga see automaatselt, kui sellesse ei saa olla nagu selles ellujäämisrežiimil, selles murelikus hirmurežiimil, selles tõsise näoga pahurdav seisund ja samal ajal olla siis selle energiaga nagu ühenduses. Ja
igasuguseid seisundeid on, nagu igasuguseid seisundeid on meil olemas, nagu kujutlusvõime on, ma näen, päris suur asi, mida me saame kasutada. Vaata, need kõige õnnelikumad, kes loovad, kes unistavad, kes teevad ägedaid asju oma elus, neilt ei ole võetud ära kujutlusvõimet. Noh, nendel inimestel on see lapselik fantaseerimine alles jäänud, noh, et ei ole, tihtipeale meie süsteem või see ühiskond tundub vähemalt mulle, et lämmatab ära selle kujutlusvõime inimestelt nagu varakult juba sellesse hirmurežiimi, mis töö, vali töö, kähku vali töö ja ära üldse kujutagi ette, et on võimalik luua ja teha midagi ägedat oma aja ja energiaga, vaid vali kähku mingisugune vastumeelne töö endale, millega siis saad omal keha elus hoida ja süsteemi toita ja makse maksta. Aga ära jumala eest hakka jätka oma kujutlusvõime kasutamist, noh, seda fantaseerimist, seda unistamist. Ja. No proovi, vaata, kas sul toimub kujutlusvõime, proovi, võtta ükskõik mis asi, pane 10 minutiks silmad kinni, vaata, kas sa suudad mingeid asju ette kujutada ja kui elavalt sa seda teha suudad. Vaata, kas sinu kujutlusvõime on veel toimib. Kas see maailm on selle sulle ära lämmatanud või ta toimib veel? Minul ta toimib veel. Ma kujutan ette, et mõistlik lähenemine, mida peaks veel nüüd katsetama, on, et noh, enamus asjad, nagu kõik asjad, mis on loodud, on tänu sellele, et keegi fantaseeris sellest esimene, nagu keegi kujutas ette, noh. Keegi kasutas oma kujutlusvõimet. Ja esmalt kujutlusvõime abil loodi see enda teadvusesse ja siis manifesteerus ta füüsilisse reaalsusesse. Et kujutlusvõime, nagu see on nagu, tähendab ilma selleta, mida sa lood, kui sa ei suuda mitte midagi ette kujutada, nagu et mis võiks teistmoodi olla nagu, või mida saaks luua. Kui see inimene joonistab, ta samamoodi kujutlusvõime abil. Ma olen ise nagu selles suhtes need asjad, mis on elus nagu toimunud ja mida ma olen nagu ma ei hakka rääkima kõiki asju, tänapäeva inimesed ei tule toime nende asjadega, milleks ma olen kasutanud oma kujutlusvõimet, mille ära loonud nagu selles suhtes. Need mõned on ka ebaseaduslikud selles ühiskonnas. Mõnes kohas ei ole, aga jah. Et ma kujutan ette, et mida detailsemalt nii-öelda siis alguses paberile kas või välja panna mingisugune visioon ja siis minna selle lapseliku energiaga, selle murevaba energiaga, lihtsalt kasutada alguses nii elavalt kui võimalik seda kujutlusvõimet ja vaadata, kas tuleb nagu see energia, kas see tekitab elevuse sisse, kas sinna tuleb kirg taha nagu. Ja kui sinna tuleb energia taha sellele visioonile või selle, mis iganes sa ette kujutad, siis see peaks hakkama liigutama. Ja, see peaks hakkama liigutama. Ma ütlen, mul on kunagi näiteks lapsena, see oli siis, kui ma suitsu hakkasin tegema, raha kusagilt saada ei olnud. Ja siis enne magamaminekut kujutasin ette, et kast suitsu ja kast sigarette. Ja, ma ei teadnud, mis ma teen, nagu ma lihtsalt unistasin. Ma lihtsalt kõigil oli, sõpradel oli kogu aeg suitsu, mul ei olnud, raha ei olnud, suitsu ei olnud, kogu aeg küsi teiste käest, siis hakkasin unistama, Ja enne magamaminekut fantaseerisid kast suitsu ja teed kasti lahti, vaatad suitsud sees.
mis tunne tekib, noh, et läksid selle tundega nii hästi, said ühenduse, jumala hea. Natuke mõned ööd fantaseerisin niimoodi. Ja siis üks hetk tulen koolist koju. Meil oli see, ma elasin nagu 9-kordses majas, seal keldrikorrusel oli pood ja kaubauto sõidab just minema maja eest. Ja siis ma vaatan kast maas, noh, kast maas ja siis lähed nagu mossis kodu poole koolist, noh, et midagi ägedat ja siis seljakott seljas. Siis läksin, panin selle kassile jalaga. Kuule, siin on midagi sees. Teen lahti, vaatan, kast on suitse täis, nagu plokkide viisi suitsu täis. Täpselt nii, nagu ma ette kujutasin, noh. Saad sa aru, mis tunne mul tekkis või? Mis tunne mul tekkis? Kähku, põu, kõik seljakott igale poole, no neid oli nii palju lihtsalt. Ja siis pärast müüsin enamus maha. Sain raha. Ja siis ostsin suitsu. Ja. Vaat, et neid lugusid on nagu palju, et kuidas on loonud ära kujutlusvõime abil. Ja. Aga lihtsalt, et ma kujutan ette, et julgemalt, kui hakata julgemalt, davai, nüüd hakkame kasutama kujutlusvõimet julgemalt lihtsalt. Hakkame uuesti unistama. Mis siis saab, kui me hakkame uuesti unistama? Uuesti enne õhtut, enne magaminekut, selle asemel, et scrollida, me hakkame visualiseerima ja kujutama ette igasuguseid ägedaid asju, mis võiks meie elus olla. Noh, ja see on tasuta, noh, seda saab tasuta teha. Ja kui sa juba tunned, et see on nagu sul olemas, siis ei ole enam nii oluline ka, kas see läheb nii või ei lähe, siis kaob see vajav energia, saab puudusenergia tagant ära ja siis ta saab tulla. Noh. Jah. Davai, teeme ära. Kõik head sulle.